Tõesti head uudised Ukrainale. Prantsusmaal toimunud G7 tippkohtumise tulemusel nõustus Donald Trump andma Ukrainale abi, sealhulgas rakettide tarnimisega ning suurendama survet Putinile, sealhulgas sanktsioonide karmistamisega. Kuid vastutasuks soovib ta Euroopa liitlastelt abi Iraani küsimuses, sest tema rahulepe meenutab pigem läbikukkumist Iraanis kui võitu. Ja mis veelgi olulisem, kujunevad välja tehingu piirjooned USA ja Euroopa vahel, kus Trump toetab Euroopat Ukraina küsimuses ning Euroopa aitab tal tagada Hormuzi väina tegeliku avamise Lähis-Idas. Lõpuks on need saanud konkreetse kuju ja nüüd on selge, mida Donald Trump Euroopalt tahtis. Euroopa tundis, et Trump vajab teda ja esitas vastunõude. Abi Iraani küsimuses, vastutasuks abi eest Venemaa Ukraina vastase sõja küsimuses. Ja Trump kirjutas sellele kokkuleppele alla. Ja mis kõige tähtsam, pärast tippkohtumist toetas Trump G7 ühist kommunikeed, kus oli selgelt kirjas mitte ainult Ukraina toetamine ja surve Venemaale järsk suurendamine. Ei, vaid ka sellest, et Ukraina saab siiski litsentsid lääne rakettide ja õhutõrjesüsteemide tootmiseks Ukrainas. Ja juba pärast tippkohtumist ütles Trump ise avalikult, et jah, USA kaalub kaugmaa rakettide andmist Ukrainale ning aitab Ukrainal sundida kiilakat diktaatorit Vladimir Putinit läbirääkimiste laua taha istuma. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video alla. Ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Nii, võtame kõik järjekorras. Pärast rünnakuid Euroopa liitlaste vastu hakkas Trump äkitselt kiitma G7 tippkohtumist ja Prantsusmaad ning isegi isiklikult Emmanuel Macroni selle korraldamise eest, kuigi enne reisi ähvardas ta uute tollimaksudega. Kuid lõpuks kirjutab väljaanne Politico järgmist, tsiteerin. On ilmne, et Trump on üha avatum surve suurendamisele Venemaa presidendi Vladimir Putini suhtes, et ta lõpetaks oma sõja Ukraina vastu, ning samuti vajab ta liitlast abi relvarahu raamkokkuleppe stabiliseerimiseks Iraaniga. Tundub, et kujuneb välja tehingu kontuur, mille kohaselt Trump toetab Euroopat Ukraina küsimuses vastutasuks Euroopa abiga, mis tagab Hormuzi väina, peamise veetee, mille sulgemine sõja ajal Iraaniga põhjustas energiahindade järsu tõusu. Arutelud, mida me oleme pidanud omavahel ja USA presidendiga nii ametlikel kui ka mitteametlikel kohtumistel riigis, annavad mulle teatava annuse optimismi, ütles Saksamaa kantsler Friedrich Merz. Kergendustunne oli tajutav kõigi diplomaatide ja ametnike seas, kes poliitikuga rääkisid. Seega on selles etapis Euroopa selgelt haaranud initsiatiivi läbirääkimiste korraldamisel verelastega Ukraina rahu teemal ning Euroopa suurendab aktiivselt abi Ukrainale ja sanktsioonisurvet Venemaale. Kuid USA abi on siin siiski ilmselgelt vajalik, samas kui Trump vajab eurooplaste abi selle kokkuleppe elluviimisel ja järgimisel, mille USA ja Iraan reedel allkirjastavad. Ja lõpuks on karm pragmaatilisus hakanud võitu saama. Kuid kuni lõpuni kartsid Euroopas siiski kõik, et Trump rikub kõik ära. Kuni tema sõdis Iraaniga, oli Euroopa juba loonud arusaadava surveskeemi Putini vastu. Ukraina mitmekordistas kaugrünnakute arvu Venemaa vastu ja kõik olid rahul. Välja arvatud Putin muidugi. Ja Euroopas kardeti, et nüüd tuleb Trump ja rikub kõik ära, oma üleskutsetega teha järeleandmisi Vladimir Putinile. See fakt, et Trump pidas pühapäeval peaaegu tunniajase telefonikõne Putiniga, süvendas neid hirme, vihjates, et ta võib hakata taas Ukrainale survet avaldama, et see annaks territooriumi ära ja lepiks selle ebavõrdse kokkuleppega. Aga pärast seda, kui Trump oli üle tunni rääkinud, muide ka Volodõmõr Zelenskiga ja teiste Euroopa liidritega G7 tippkohtumisel, tulid äkki välja ja teatas naeratades, et USA kehtestab taas sanktsioonid nafta- ja gaasisektori vastu. Ja lisas kohe, et just Venemaa peab lõpuks selle kokkuleppe sõlmima. Veelgi enam, ta ütles täna otse välja, et, tsiteerin, me kaalume võimalust tarnida Ukrainale Ameerika rakette. Ja ütles, et läbirääkimised Putini ja Zelenskiga läksid väga hästi. Kuid, ütleb ta, Ukraina vajab abi ja me kindlasti anname selle abi. Aga on ilmne, et Donald Trumpi sellisel vastuturelikkusel on muidugi oma hind. Miks ma ka eespool mainisin pragmaatilisust? Nagu selgus, nõustus Donald Trump avaldama survet Vladimir Putinile ja aitama Ukrainat, kuid vastutasuks nõudis ta, et eurooplased toetaksid tema kokkulepet Iraaniga ja aitaksid Hormuzi väina miinidest puhastada.
Eurooplased nõustusid aitama, kui Donald Trump aitab Ukraina küsimuses. Lõpuks on kõik võitjad ja seetõttu lahkub Trump tippkohtumiselt nii rahuloleva ja naeratavana. Muide, Emmanuel Macron tegi siin vinge triki. Ja selleks, et vältida eelmise aasta G7 tippkohtumise kordumist, mille Donald Trump, tuletan meelde, lahkus enneaegselt öeldes, et tal pole siin enam midagi teha, Emmanuel Macron veenis Donald Trumpi oma viibimist pikendama, kutsudes ta õhtusöögile Versailles lossi Pariisist väljaspool. Ja teades, kui väga Trump armastab sellist eksklusiivsust, see mõjus. Ja edasi tuuakse härra Trumpi enda tsitaat. Teate, ma pidin lahkuma teisipäeva teisel poolel, aga siis kutsus Prantsusmaa president, kes osutus väga heaks meheks, mind Versaillesse õhtusöögile. Ja teate, Versailles ei ole mingi kuldne butafooria, Versailles on tõeline aare. Nii et lõpuks jäi Trump sellele tippkohtumisele veel 1 päevaks. Ja nüüd pärast tippkohtumist tehti G7 liidrite avaldus Ukraina kohta. Ja mis on oluline, sellele kirjutas alla Donald Trump. Peamine, mis seal kirjas oli, on järgmine. Vankumatu toetus Ukrainale tema vabaduse, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmisel. Ukraina vastupidavust ja tema edu hinnatakse kõrgelt. Viimaste kuude lahinguvälja saavutused rõhutavad uut hoogu. Silmas peetakse seda, et Ukraina on initsiatiivi enda kätte võtnud. Kokkuleppe õhutõrjevahendite ja kaugmaalöögivahendite tarrete suurendamise kohta. Valmidus kaaluda Ukrainale litsentsi andmist, et laiendada tema sõjatööstust. Sellel teemal tuleb eraldi saade selles YouTube'i kanalis, mis ilmub täna. Seetõttu soovitan teil kanalile tellida, sest see on ülioluline teema. Kui väga lühidalt öelda, USA ja Euroopa annavad Ukraina tootjatele oma litsentse tipptasemel rakettide, õhutõrjesüsteemide ja muu sellise tootmiseks. Ette rutates teen väikese spoileri järgmise saate kohta. Jutt käib muu hulgas ka Patrioti tõrjerakettidest. Ja siin on huvitav skeem. Ameeriklased annavad eurooplastele litsentsi ja eurooplased avavad ametlikult tootmise Ukrainas. Aga seda tootmist viivad edasi just nimelt Ukraina spetsialistid. Üldiselt on see eraldi teema, see on ülioluline. Aga mis veel on G7 kommunikees? Kokku leppisid nad anda edasist toetust, et Ukraina suudaks üle elada järgmise talve. Ja kohustus suurendada survet Venemaa sõjalisele majandusele, tugevdada sanktsioone, sealhulgas nafta- ja gaasisektori suhtes. Ja Trump nõustus sellega samuti. Kui kõik nii edasi läheb, siis tuleb tunnistada, et Euroopa suutis mitte ainult ärgata, vaid ka initsiatiivi enda kätte haarata. Ja lõpuks, ütleme nii, olla juhtiv, mitte juhitav suhetes USA-ga. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetusega selle video kirjelduse all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Seal on nii Patreon, Buy Me a Coffee, isegi krüptorahakotid, pangarekvisiidid kui ka YouTube'i sponsorlus. Valige endale sobivaim viis. Olen tänulik iga teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.